Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Provotreenid, kavalerid, kapitaanid, ofitserid, koolipikad, koolipoisid, rätsepad ja autojuhid, ärimehed, ametnikud, matused ja admiraalid, kunstnikud ja luuletajad, lehmekulbi liigutajad. Seltsimehed, esimehed, pöörised ja peresed, esimehed, saalisaadid, näitlejad ja advokaadid, doktorid ja kandidaadid, saadikud ja diplomaadid. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Kuku Raadio ja Keskpäevatund, Tallinna otsestuudios Ainar Ruussaar, Margus Mets ja Priit Hõbemägi. Kuulasime Kuldse trio laulu, kes ei tööta, see ei söö, ja see on loomulikult nii-öelda vihje aiateibaga sotside juhi Lauri Läänemetsa ja tema kummaliste rahaasjade ajamiste kohta, aga me alustame hoopis sellest, mis paelub meeli, ma arvan, pea kõikidel eestlastel ja võib ka öelda, et juba minuteid jookseb stuudios teleekraanil, mis näitab BBC uudiste otsesaadet pikalt uudis sellest, kuidas eile hommikul 3 Vene hävituspommitajat MiG-31 lendasid ligi veerand tundi Eesti õhuruumis ja kus siis lõpuks Itaalia hävitajad nad välja eskortisid. Enne seda oli siis lennukitele vastu tõusnud Soome ja Rootsi hävitajad. Nii et ei saa öelda, et keegi tuleb ja sodib lihtsalt siin meie õhuruumis. Neid hävitajaid oli palju, mis selle asjaga tegelesid ja venelased õhuruumist lahkusid, aga selle käitumise ülbus, nahaalsus ja ka see, et Kreml on öelnud vastuseks protestidele, et Eesti õhuruumi rikkumist pole olnud, et lennukid lendasid pikki Eesti piiri, ei sisenenud kordagi Eesti territooriumile ja et ühesõnaga, mida te konna tõiendate, öeldakse meile. Samal ajal, kui kõik teavad, et see asi toimus, see on salvestatud fotodele, videotele, sellega on tegelenud NATO lendurid ja nii edasi ja nii edasi. Ja tegemist on tõsise asjaga selles mõttes, et tõepoolest Venemaa sõjalennukid ja ka kopterid on ju varemgi rikkunud Eesti õhuruumi. Aga mitte nii pikalt. Aga mitte 12 minutit järjest. Ja tõepoolest mitte kolmekesi. MiG-31 püüdurhävitajad ei ole küll mingisugused viimase aja mudelid, aga nad on Venemaa relvastuses. Tegemist on küll üle 40 aasta vana lennukiga, aga väga võimsa sõjarelvaga ja tõepoolest 3 tükki järjest. Ja mis näitab, et asi on tõsine, näitab ka tõepoolest see, et eile õhtust alates, millele ka Priit viitas, ka täna praegu, eks ole, suuremad uudistekanalid pühendavad esimese või teise uudise sellele teemale ja ka Ameerika Ühendriikide president on sel teemal sõna võtnud. Nüüd see, et venelased ütlevad, et midagi sellest pole olnud, selles ei ole ka mitte midagi üllatavat. Venelased ütlesid seda ka siis, kui Poolasse droonid saadeti ja Poola neid alla tulistas. Muide,
2005 oli see, kui Türgi tulistas alla Vene lennuki, sõjalennuki, mis tungis nende õhuruumi, siis oli Venemaa seotud Süüria režiimi, Al-Assadi režiimiga ja ka tookord ütles Venemaa, et Türgi tulistas lennuki alla just Venemaa kohal, mitte Türgi kohal, nii et ega see ei ole esimest korda, aga neid uudiseid tuleb veel, jah. Teine uudis, mis on sellega seotud, on see, et täna 3 suuremat Euroopa Liidu tsiviillennuvälja on tõsises hädas, sellepärast, et küberrünnakud on tabanud ja lennukid ja välja ei maandu. Nojah, ütleme nii, et kogu sellest kaitsetehnoloogilisest küsimusest ja perspektiivist on ju nüüd eilse ja tänase hommiku jooksul juba jõutud päris palju rääkida. Et kui vaadata nagu kogu selle vahejuhtumi rahvusvahelist kajastust, siis mul tekkis hoopis nagu selline nii-öelda hirm, et paneme ennast korraks nüüd näiteks New Yorgis baseeruva maailma suurima konsultatsioonifirma McKinsey, kelle aasta tulu on võrreldav Eesti riigieelarvega, ehk umbes 19 miljardit eurot. Paneme nüüd mõne selle tippkonsultandi kingadesse, kes peaks mõnele oma kliendile ütlema täna, homme, ülehomme, järgmisel nädalal seda, et kas on mõtet Eestisse investeerida või mitte. Kui selline tohutu katvusega uudis kogu maailma meediat juba 2 päeva praktiliselt täidab, siis on ju tegelikult päris suur tõenäosus, et ta ütleb, et ootame natukene veel selle otsusega panna need järjekordsed, ma ei tea, näiteks oletame, et 200 miljardit, et mõni tema klientfond ostaks ära selle vahva magnetitehase Narva lähedal, mis eile avati, või mõne muu suure investeeringuga. See on nagu pool, millele me peaksime ka mõtlema kogu selle muidu nagu väga pistrikuliseks diskussiooniks mineva asja juures. Jaa, no võime mõelda küll, aga no mis siis, mida me siis nagu välja mõtleme, et see on, nagu tänapäeval öeldakse, et see on nagu see on, et noh, siin tihtipeale esitakse küsimus, et noh, et miks siis Soome investeeritakse pidevalt, tehakse hiiglaslike andmefarmide investeeringuid 10 miljardeid, noh, kui me võrdleme nagu piire, siis Eestil on Venemaaga piiri mingi 300 kilomeetrit, Soomel on 1300, hoopis suuremad alad, ohud on väga suured, Soome on olnud ka sõjas Venemaaga ja viimastel nädalatel on siis Kremli retoorika Soome vastu olnud eriti selline nagu vihane ja julm, et aga Soomesse Soome investeeritakse. Olemas on iseseisev võime, olemas on ka nii-öelda praegused head lennukid ja veel paremad F-35 on tulemas. Nojah, eks rahvusvahelised investorid muidugi kindlasti vaatavad ettevaatlikult kõiki neid riike, mis piirnevad Venemaaga ja ega Läti ja Leedu on võib-olla isegi totramas olukorras, neil on veel Valgevene lisaks, eks ole, piiri taga. Ja tõenäoliselt ka nii-öelda meie vastava ala inimeste nii-öelda mitte liiga jõulised väljaütlemised ongi seotud sellega, et me oleme ju enam-vähem praegu sellises positsioonis nagu üks päris pisike kidurat kasvu poiss, keda on koolis natuke kiusatud ja et kui tal on nagu karate-trennis käiv vanem vend, kes nurga taga ootab ja tuleb appi, aga me ei ole kindlad, et see poiss tuleb meile appi. Jaa, no kui me räägime kogu aeg seda, et me ei ole kindlad, kas me ikka oleme NATO-s, et kas seal on ikka need õiged allkirjad all, et siis me nagu vähendame iseenda turvalisust. No tuleb ikka meelde tuletada taas kord seda, et Eesti on täieõiguslik NATO liige, Eesti on mitte ainult lihtsalt NATO liige, vaid Eesti on ka NATO piiririik ja selles mõttes ka NATO silmad ja kõrvad. See, et Venemaa on eksistentsiaalne oht Euroopale, seda ei ole vaja enam kellelegi selgitada, nii et Eesti roll selles kohas on oluline. Et jah, vastikustundega võib öelda ka seda, et Eesti on kindlasti NATO jaoks mingis mõttes nagu selline puhvertsoon, kuhu tuleb esimene löök või siis esimene suur hübriidrünnak ja mitte, et NATO Eesti peal nüüd midagi katsetaks, aga tõenäoliselt Venemaa püüab Eesti peal mingisuguseid trikke katsetada, nii nagu ta katsetas ka Poola peal, et kui need 2 asja, Poola droone ja Eesti lennukid vaadata, või Vene lennukid Eesti kohal vaadata, siis me näeme nagu sarnast käekirja, et ühte ja seda sama meetodit katsetatakse 2 erineva siis nii-öelda subjekti peal, et väga suure, väga võimsa, väga hambuni relvastatud riigi ja pisikese, kuigi väga sellise nagu terava keelega riigi kohal. Et miskipärast Soome kohale ei ole lennatud, seal on muidugi üle 65 siis väga võimsa hävituslennuki ja varsti vahetatakse need F-35 vastu ja sealt on siis, ütleme nii, et Iisaku katedraali kohale on seal võib-olla mõni minut ja siis ei ole enam seda.
ja seda kindlasti peetakse meeles, aga millele võiks nagu selle juhtumi puhul tähelepanu pöörata, et esiteks on välja tulnud see või avalikkusse tulnud see, et seal Vaindloo saare ümbruses on mingisugune kummaline olukord siis õhuruumi valvamisega, osa sellest õhuruumist ja Vaindloo saare ümbruses, kus Eesti õhuruum teeb väikse nagu jõnksu, kus kohast Vene lennukid läbi sõidavad, et see kuulub justkui formaalselt siis rahvusvahelises kontekstis Peterburi õhujuhtimise kontrollikeskuse alla. Et seda ei ole suudetud muuta ja nagu arvata võib, ei suudetagi kunagi muuta ja ma arvan, et see on nagu meelega sinna jäetud, see on nagu üks asi, et seda kasutatakse ära. Teine asi on see, et kui õhuruumi rikkumine toimus hommikul, kuskil 10-11 vahel, kui ma ei eksi, siis meie saime sellest avalikkusest teada, eestlasi teavitati sellest õhtul ametivõimude poolt, samal ajal kui siis Politico, mis poliitilisi ja sõjanduslikke uudiseid kogub, teadis sellest juba päeval. Et see on nagu täiesti ebanormaalne, et Eesti elanikud, Eesti ajakirjandus peab teada saama Eesti jaoks olulistest ja eksistentsiaalsetest asjadest siis, kui välismaa ajakirjanikud on selle välja nuhkinud. Et ma ei leia nagu mingit õigustus sellele, et Eestis hoitakse sellist informatsiooni kinni. Me ei alustanud lõppkokkuvõttes sõda, jah, alustati siis NATO artikkel 4 konsultatsioone, aga nende konsultatsiooni alustamise info ei ole seotud sellega, et Eesti piiri rikuti jõhkralt ja lennukid tõusid õhku. See kõik oli ju näha. Ja see on nagu väga halb, et minu meelest Kaitseministeeriumiga valitsus peaksid lõpetama selle taktika, et hommikul midagi toimub, kõigepealt teavad sellest välismaa väljaanded, siis räägivad sellest Eesti väljaanded ja õhtupoole siis ilmub kuskil Aktuaalsesse kaamerasse või kuskile mujale ilmub mingi teade, tuleb kaitseminister või peaminister ja köhatavad hääle puhtaks niimoodi ja räägivad tõsise häälega, et oht on möödas. See ei ole okei, me peame kohe teadma kõigest, mis toimub. Politico sai selle informatsiooni ka tegelikult ju NATO peakorterist, mitte siit samast Eesti poole pealt. Vot jah, ei oska öelda, mis on selle põhjus, aga ma olen suga nõus, Priit, et tegelikult meie peaksime sellest teada saama vähemalt samal ajal kui Politico või meie avalik arvamus, aga mis on Venemaa eesmärk, see on nüüd omaette küsimus, sa märkisid seda Vaindloo saare lähedal asuvat lühikest või pisikest seda vaieldavad õhuruumi tsooni, aga 12 minutit õhuruumis olla on ikka väga pikk aeg, et kõige üldistatult võib ju nõus olla nende ekspertidega, kes väidavad, et Venemaa üritab nii Poola provokatsioonide kui Eesti provokatsioonidega kuidagi NATO tähelepanu nagu Ukrainalt ära tõmmata ja Eesti ja Poola on ühed neist riikidest Euroopa Liidus ja ka NATOs, kes tegelikult Ukraina aitamisse panustavad väga palju. Vaata, et kõige rohkem oma siseriiklikest võimalustest, nii et võib-olla see on üks põhjuseid, aga laias laastus võib öelda tõesti, et kui Venemaa sellega suudab NATO nii-öelda huvi Ukraina suunas vähendada, et ta teeb provokatsioone siin meie piiridel, siis võib-olla on seal tõsi taga, aga ma arvan, et nii lihtne see ei ole. Jaa, aga ma arvan, et me teame üsna palju juba sellest, mis on juhtunud ja väga paljud ei tea, aga lähemalt päevad seda meile kindlasti toovad. Hetkel ma arvan, et NATO liikmetena võime olla rahulikud ja me näeme, et meie taevas võivad lennata nii Rootsi, Soome kui Itaalia väga võimsad hävitajad ja see on kahtlemata selline jõud, millega ei taha ka venelased lihtsalt niisama plõksima hakata. Aga läheme selliste koduste teiste teemade juurde ja ka siis, mis on seotud selle lauluga, saate algused, kes ei tööta, see ei söö, et Riigikogu liige ja sotside juht Lauri Läänemets, nagu selgub, maksis siis ühel oma tuttavale, ma ei tea, kas ümbrikupalka on õige öelda, igal juhul maksis ta mustalt selles mõttes, et kommikarbi palka. Lõhnaküünla. Jah, maksis mõnikord, andis käest kätte, mõnikord pani karbi sisse, maksis palka selle eest, et inimene aitas siis tal sotside kodulehekülge ja mingisuguseid muid sotsidega seotud materjale keeleliselt toimetada ja niisama toimetada ja nende
tasude pealt ta raha ei maksnud, enne kohalikke valimisi, enne valimisi üldse tuleb selliseid asju ette, aga nüüd, kui me arvestame seda, kellega meil on tegu, et tegu on meil sotside liidriga, kes räägib sellest ala lõpmata, et makse tuleb korralikult maksta, sest kui ei maksa, siis ei saa teistele inimestele palka maksta, kuna maksud laekuvad riigieelarvesse ja siis, kui ta tuleb välja, et ta ise käitub risti vastu sellele, siis on see erakordselt mage lugu. Ei ega sularahas võib arveldada anyway, aga kui maksud ära. Jaa, aga kui on teenus, siis on teenus ja see, kes seda teenust pakub, see peab tõepoolest maksma ka maksud. Minu jaoks on omaette küsimus hoopis see, et ma tean ju vastust nagu teiegi, et miks nüüd 4 aastat hiljem see välja tuli? Miks mitte siis, kui see oli tookord teemaks, ehk siis enne eelmisi kohalikke valimisi ja ühe põhjusena võib ju viidata sellele, et see Läänemetsalt sularahateenuse saaja oli tookord ise ka sots. Ja nüüd on erakonda vahetanud Isamaa ridades kandideerides. Mina vaadates Eesti Vabariigi seaduse pole kuskilt lugenud seda, et sotsid omavahel võivad teha võivad teenust osutada ilma, et nad peaksid makse maksma. Vaat kui selline seadus oleks, siis ma siin ei seletaks. Ma ei pidanud silmas seda, ma pidasin silmas seda, et kõik saavad aru, miks 4 aastat hiljem see asi välja tuli, mitte 4 aastat tagasi. Ei, aga vaata, siin on tegu ju sellise tüüpilise juhtumiga seeriast käige minu sõnade järgi, mitte minu tegude järgi. Et kui ühe erakonna juht, kes on nagu korduvalt oma avalikus retoorikas öelnud, et eriliselt tähelepanelikud peaksid olema nagu kõrgema sissetuleku saajad nii-öelda riigimaksude maksmise osas ja et nemad peavad rohkem panustama, et ei ole ju võimatu kuidagi öelda, et kahtlemata on Riigikogu liige ja võib-olla ka mõne komisjoni esimees, ma täpselt ei tea, mis härra Läänemetsa taust hetkel on, et on nende inimeste seas, kes peaksid kõige hoolsamalt seda makse maksma. Vastasel juhul on nii tema enda kui kogu erakonna retoorika ju ikkagi väga kahepalgeline. Ta peaks vist põhiseaduskomisjonis olema. Minule jäi silma ka veel see, et kui me üldiselt ju näeme seda, et kõik finantsasutused ja pangad ja kõik ikkagi propageerivad seda, et hoidke nagu raha hoiusel või investeerige hoiustesse, et siis võib-olla seda 6% inflatsioonide tagasi ei saa, aga sularaha padjapüüri sees hoidmine on kõige kahjulikum, aga Lauri Läänemets ütleb täiesti loogiliselt, et mingi 500 euri sularaha padjapüüri sees on ikka igalühel kodus, et mina pean tunnistama ausalt, minul ei ole. No selge, me ei tule kontrollima ka seda asja, et sularaha võib muidugi kodus olla. Ei, muidugi võib. See on täitsa legaalne asi, sularaha kodus hoida. Rohkem ju paistab siit nagu minu meelest silma ikkagi see, et praeguseks hetkeks on nagu sotside tippjuhtkonda ikka jõudnud selline Rahvaliidu noortekogu vaib, et selline Villu Reiljani parimad õpilased on nii erakonna peasekretär kui ka praegune erakonna juhatuse esimees ja kui see ajastu Eesti poliitikas ja Rahvaliidus sai tuntuks ikka kõigile sellise üleüldise ja laiaulatusliku susserdamise koolina, siis nüüd on siis järgmine põlvkond jõudnud. Vaata, Margus, ma parafraseerin kohe ühte tuntud ütlust, et sina võid ju Rahvaliidust välja astuda, aga Rahvaliit sinust välja ei astu. Ja et noores põlves õpitu jääb ikkagi geenidesse. Et siin on kindlasti oma osa ka sellele, et Lauri Läänemetsa selgitused ei olnud üheselt mõistetavad, et ta on neid muutnud ajas, et alguses ta rääkis midagi sellest, et tema eeldas, et siis inimene, kellele ta raha andis, et tema maksab ise oma maksud kuskilt sealt ja pärast ta siis ütles, et ta sai aru, et see ikka päris nii ei olnud. Ühesõnaga, see lugu ei ole ilus, kas see nüüd kuidagi kohalikel valimistel sotsidele ja ka Lauri Läänemetsale kuidagi sellist nagu mingisugust valu teeb, see ei ole teada, aga igal juhul see on piinlik juhtum. Ma arvan, et nüüd kohalike valimiste lähenedes, mis on ju kohe-kohe, eks ole, kuu aja pärast me hakkame neid lugusid veel nägema. Ma kujutan ette, et see on küll nagu nukker lugu, aga kogenud ajakirjanikuna ma tean, et enne valimisi hakkab sellist vana KGB stiilis sellist kompromiteerivaid materjali kompromaati kuskilt välja tulema, ma kujutan endale isegi ette, et kuskil siin ja seal on sahtlid lahti tõmmatud, järgmise olmekompre. Sealt on välja tõmmatud sellised kaustad peale kirjutatud Ossinovski, Reinsalu,
solman ja siis keegi tõstab nüüd lehekülge nii, aga okei, me andsime selle Ekspressile, selle eelmise, anname nüüd näiteks Postimehele vahelduseks, et siis tasakaalustuse. Ja järgmise me anname Samostile, ERR-i, sokutame vaikselt, jätame lifti mingisugused paberid ja see kõlab idiootlikult, see on tobe, aga tegelikult sellist asju tehakse, ajakirjanikud teavad seda väga hästi. Ja ma ei tea, kas see on nagu Eesti poliitika mingisugune eripära, mõni suht... Ei, ma arvan, et see on ikka üle maailma nii samamoodi ja mõnes mõttes, et meediateoreetiliselt on see ju nagu halb, ütleme nii, et halb asi, et sellisel kombel, aga samas nagu ühiskonna puhastamise ja selle tegelikkuse nii-öelda adekvaatseks kajastamiseks on sellised juhtumid ju palju paremad, et kui sa võrdled siis seda reaalsust nii-öelda selle kõlava retoorikaga, mida need samad inimesed võib-olla mõnes teises raadiosaates või telesaates räägivad, et siis tuleb nagu tõe hetk. Ma aastaid tagasi oli mul õnnestus viibida BBC-s ja seal olid just kohalikud valimised olnud ja BBC väga põhjalikult analüüsis täpselt seda sama, et kuhugi lifti unustatud mälupulka või kuhugi sokutatud pabereid ja nendel on selline asi, mis töötab väga tugevalt just enne valimisi ja valimiskampaania ajal nagu reality check desk ehk siis reaalsuse kontrolli osakond, kus on päris palju inimesi ja nad on öelnud, et pigem jääme mõnest meediaväljaandest kiirusel maha, aga oleme korrektsed ja täpselt, see on väga oluline. Ei, seda kindlasti, selle vastu ei saa midagi olla. Kui lihtsalt natukene ajaloos sobrada, siis ma meenutan 2000. aastate algust, mitte just nii väga palju, aga mingisugune 20 aastat umbes tagasi siiski, taas Tallinna kohalikud valimised. Keskerakond on täielik favoriit, mitte midagi ei või siis neid väärata ja siis päev enne valimisi ilmub Eesti Päevalehes pikk artikkel, mida meemina tuntakse tänaseks keskturu lintidena, ehk siis Keskerakonna tippude salajased vestlused siis keskturu kriminaalsete juhtidega pärast. See kõik läks... Valmistudes turu erastamiseks, kellele ja kuidas. Just, see läks maksma tohutult hääli, sellist võitu nagu loodetud ei saavutatud ja mul oli selles asjas oma osa. Ma pean tunnistama, et osa sellest asjast on siiski nagu minulegi tänaseks selgusetu, võib-olla see sobib selle BBC konteksti, selle reality checki konteksti, et üks tollal väga aktiivne ja väga tuntud ja väga hästi informeeritud uuriv ajakirjanik tõi need lindid, kes töötas Eesti Päevalehes, tõi need lindid Eesti Päevalehe toimetusse ja mahakirjutused. Ja mina olin tollal Eesti Päevalehe peatoimetaja ja minul oli väga selge küsimus, et ma sain aru, et see võib olla ka lihtne provokatsioon, võib olla ka provokatsioon Keskerakonna poolt, et siis Eesti Päevalehe, kes toona oli Keskerakonnaga väga tugevas opositsioonis, et lihtsalt vett peale tõmmata, et kas me avaldame need asjad või me ei avalda need asjad. Ja ma ei tea tänase päevani, kus kohast need tegelikult pärit on. See ajakirjanik ütles, et kahjuks ei saa öelda. See on võimalik ajakirjanduslikus töös, kuigi tavaliselt peatoimetaja peaks nagu teadma ka kõige salajasemaid asju, aga minu usaldus ajakirjaniku vastu oli selline, et ma ütlesin okei, et see on sinu sõna, kuigi minu vastutus ja läheme selle peale, kõik osutus siiski õigeks. Ja siinkohal väike paus.